Me oleme oma Erevisiooniga siin Pärnumaal, Saarde vallas, Laiksaare külas, Vango Imedemaa nimelises puhketalus või selle ümbruses. Nagu te näete, siin on üks võimas põlis mets kasvamas, igal juhul vanad ja ägedad puud on siin ümberringi. See on RMK ala, riigi maa ja Vango puhketalusse on inimesed tulnud Tallinnast ära 4 aastat tagasi maaelu edendama. Me kõik teame seda, et palju raha pannakse selle peale, et propageerida elu maal ja kutsuda inimesi maale elama. Aga nüüd on juhtunud siin selline asi, et inimesed on puhketalu ülesse pannud ja siin samas riigi maa peal käivad juba uuringud, et kaevata siit liiva, teha selle sama puhketalu ümber suur liivakarjäär. Niimoodi, et ühel pool puhketalu on 55 hektarit kaevandust ja teisel poole on plaanitud 45 hektarit kaevandust. See on üks absurdsemaid kohti, kus me üldse olnud oleme ja võib-olla üks kurvemaid kohti selles mõttes, et tõepoolest inimesi kutsutakse maale elama ja nad on oma äri siin püsti pannud. Paljud linnainimesed tulevad nautima siia tõelist rahu, linnuvaatlejad käivad siin linde vaatlemas ja siis tuleb riik ja ütleb, et meie tahame ehitada Rail Balticut ja meie kaevame teie talu ümbert selle maa ülesse. 55 hektarit ühelt poolt ja 45 hektarit teiselt poolt. Kas pole mitte mõtlema panev lugu ja väga kurvaks tegev lugu? Me veel kord ütleme, et me saame sellest aru, et tõepoolest meil on liiva vaja ehitamiseks ja igasuguseks tarbeks. Aga kas me peame seda nii palju kaevandama? Ja kas me peame seda tegema kohas, kus on võimas loodus ümberringi? Me jätkame oma reise mööda Rail Baltica radasid ja loodetavasti panevad need reisid teidki mõtlema.